No tervitus kõigile! Täna 1. märts, uus katsetus. Eelmine nädalavahetus käisin ka ühe väikse tiiru ja ebaõnnestus täielikult. Paari esimese viskega lant puu otsas. Ja lõpuks maandusin saabastega läbi jää ja varbad märjad, koju minek. Täna tuli natuke teise kohta, ei ole talvel siin varem käinudki. Minu tavalisest lõigust kõvasti ülespoole, aga juurdepääs on siin hea. Luiged lendavad, vool on siin vaikne, aga kuidas kalaga on, seda ei tea. Aga proovime. Tundub, et siin teised kalamehed on ka käinud proovimas, nii et vaatame, kuidas olukord on. Jõeka hooaeg ammu juba käib ja ei olegi kalal käinud üldse. Teised mehed on juba siin mitu ilusat kala koju toonud. Tegelikult talvel ma käin üldse vähe kalal, nii et praktiliselt ei olegi käinud. Kogu aeg mõtlen, et tuleks hakata jääpüüki proovima, aga ega siin väga selliseid kohti ei ole, kus jää peal käia. Sama karjäär, kus ma olen mõned videod teinud, aga siis hakkab jälle jääpuur vaja osta, igasuguseid muid vidineid. Elame näeme. No, see aasta enam jää peale vast ei saa, lubab juba 10 kraadi sooja siin järgmine nädal, nii et vaatame. Täna on veel paar tundi aega siin käia. Kaldad on siin suhteliselt kõrged, ega talvel libedaga sinna alla ei saagi vist minna. Aga selles suhtes on parem kui see teine koht, et siin on vaikne vool. Suvel olen siin 2 või 3 korda käinud, kala olen näinud, kätte ei ole saanud. Üldiselt vist on jah nii, et siin üleval pool lõigus ei ole vist eriti kala, aga noh. Tuleb proovida. Aga okei. Hakkan nüüd käima ja katsetama. Eelmisel nädalavahetusel GoPro mul siin trikitas, kuigi oli ainult vist paar kraadi miinust, aga ei tea, mis tal oli. 30 sekundit lasi filmida, pani pildi tasku ja ei jõudnud isegi lugeda, mis teadet ta andis. Aku oli korralikult täis. Kui panin taskust teise sooja aku, siis lasi filmida pikemalt, aga siis olid juba varbad märjad ja tuli jälle ära tulla, nii et vot nii, aga okei, hakkan püüdma, katsetan ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Esialgu vaikus. Suvel on siin hästi palju rohtu ja praegu on seda vana rohtu siin põhjas üsna kõvasti, nii et kui lant juba liiga sügavale läheb, siis on kohe rohtu täis. Selles suhtes on siin parem püüda sellise landiga, mis päris ära ei upu, vaid rohkem seal pinna peal. Mingi vool siin ikka on, sest kerides ikka viib landi minema. Aga esialgu on vaikus. Okei, praegu ei hakka tühja filmima, küll ma ka akut raiskama, kui midagi toimub, siis filmin. Ja endiselt vaikus. Jõudsin jälle ühest landist ilma jääda ja kusjuures mitte
nööri läinud katki, vaid landilõks. Ja see ei ole esimene kord. Ma pean nüüd meelde tuletama, kus ma need ostsin ja kelle omad need on, aga suvel oli sama lugu. Et ühest landist või isegi vist mitmest landist jäin ilma nii, et landilõks läheb katki selle pöörleva julla koha pealt. No nii, tundub, et GoPro tuleb ahju visata vähemalt talvel. Tere Ilme! Tere! 76% on akut veel ja lülitab välja teatega, et aku on tühi. Praegu on väljas kuskil, ma arvan, mingi 1 kraad sooja äkki või? Plussi poole peal vist ikka. Mis sa arvad? Arvan. Ja. Aga välja lülitab jah ennast, nii et kui ma nüüd selle video üldse üles panen, siis võite soovitada, mis kaamera talvel paremini vastu peab. Ma ei tea, miks ta selle 70-ga ennast juba välja lükkab, nii et aga kala poolest on siin vaikus. Panin nüüd teise tagavara aku taskust sooja sisse. Vaatame, kaua selle vastu peab. Äkki kui edasi-tagasi vahetada neid, siis võib-olla lihtsalt tõesti on selles teema, et aku läheb liiga külmaks ja siis lähevad mingid andurid tal peeti seal kaameral, nii et ühesõnaga jama. Enne jäi mul jutt pooleli, et jäin ühest landist ilma, kuna landilõks läks katki, mitte nöör. Ja kusjuures üldse landi ei olnud tugevalt kinni. Ja see ei ole mul esimene kord, nii et ma pean hakkama korralikumaid landilõkse otsima. Ma isegi ei mäleta, kus ma need ostsin, igastahes vabandust väljenduse eest, aga need on niisugused sitanikerdised. Jäin jälle heast landist ilma. Oih, aga okei, ma kaamerat praegu sees ei hoia. Äkki ikka midagi õnnestub täna siit landi otsa saada, siis filmin. No nii, aitab selleks korraks küll. Kala ei ole. Mina ei tea, kas siin kala üldse on. Üks lant läinud. Sitad landilõksud. Aga noh, nagu Ilme ütleb, vähemalt olime õues. Okei, ma arvan, et ma selle video isegi panen üles. Näidata küll midagi ei ole, aga vähemalt näitan, et olen elus. Ilus talv on jah. Varsti hakkab juba haugi keeluaeg. Siis tulebki forellile rohkem keskenduda. Paar lõiku on veel, kus on käimata. Ja